See oli Suurelaiu või Suurelao talu kaev, mis on üldse järel jäänud ja ainuke katus siin. Talu on kadunud ja see kastan on, ma ei tea millal küll kasvama pandud, aga selle kastane all on tore kivi ja ma alati, kui tulen siia, istun seal kivi peal ja mõtlen, et siin istus taluperemees Vastsel, ta oli suitsumees ja tõmbas suitsu, istus ja puhkas jalgu, eks ole. Ma olen täitsa kindel, et see nii toimus. Siis ma istun ka siin, on nagu järjepidevus. Siis vaat maja oli seal, kus see põõsas on. Ja siin oli suur õunaaed ja marjaaed. Mõned põõsad on veel jäänud, aga ega vist ei ole käinud. Siis see oli niisugune, et otsas oli ehitatud üks suurem kamber, aga varem seda suurt kambrit ei olnud. Ja kui see Heinamaa vahimaja oli, siis mina ei kujuta ette, kus elasid 13 last või ütleme, osa suri küll ära, aga kus elasid need lapsed nii väikses toas, väike köök oli ja siis väike kambrikene. Ma ei kujuta ette, nad pidid põrandal magama. Ja siis edasi siin otsas oli siis loomalaut, siin olid siis lambad sees, siga võib-olla ja lehmakene või oli paar lehma, ma ei oska öelda. Ja see Vassel oli poissmees eluaeg, aga tal oli ka elukaaslasi ka. Ja kui ta lahkus, siis papa rääkis seda niimoodi, et ta oli väike poiss ja see Vassel oli temast 9 aastat vanem. Ja ta käis selle Vassliga kogu aeg merel. Ja kui ta tahtis minna külakiigele, siis tal ei olnud pluused selga panna, narmendavad pluused olid, katkised pluused. Ja ta ei julgenud minna ja küsis Vasseli käest, et kas sa ei annaks mulle natuke raha saari ajal, et ma tahaks omal pluuse osta, rääkimata pükstest või kingadest, seda ei tulnud kõne alla. Ja Vassel ütles, ei, selle jaoks meil raha ei ole ja valmis. Aga ta korjas kuldrahasid, tal oli karbi täis, oli kuldrahasid. Saariaegseid. Ja siis papa räägib niimoodi, et ta läks siit Väravate mäele, see on Muhus, otse, ja leidis sealt kuldrubla maast ja ostis omale pluuse. Ja Vassel oli siis süüdistanud, et sa varastasid minu raha ära. Nii et oli skandaal. Ja kui papa seda rääkis, alati hakkas nutma. Ta ei saanud seda, see oli tema arust nii suur solvang. Kui see Vassel enne surma siin vahel jommis peaga rääkis papaga, siis ütles, et kui ma ära kustun, et siis otsi ahju ümbrusest, siis see kullakarp on tal peidetud ahju juure. Siin võtab meie maa ära. Ja siit oli ka, et siin, võt nii läheb. See. Ja siit hakkab teise talu maa. Nüüd on sinna männi. Ja rohkem edasi ei lähe, seepärast, et ma arvan, et Sander saab sealt täieliku pildiga pehmet silma. Pehme silm Sander on täpselt nii, nagu tee läheb. Otse kohe. Läheb sinna välja ja sealt Muhust selle metsa sees läheb otse tee Väravate mäele. Aga see otse tee on samasugune mülgas. Sealt enam ainult väga kuiva ilmaga. Mingi maastikumasin saab sealt läbi. Aga siis mehed on teinud uue tee, sealt läheb siit Muhust ülesse Aenda nõlva peale või selle seljandiku peale ja mööda seljandikku läheb ka Väravate mäele. Me puhastasime selle puu kõik oksist ära.
mõni üks kuivad oksan tulnud juurde, et oleks hea sinna üles ronida. Minusuguse mehel ka ja. Aga Sander, no vaevalt, et võt, tule, mine too kodust selle sauna otsas on redel. Arvad? Ja siis saad üles, ega sa muidu ei saa üldse. Ma proovin. No proovi. Aga võta kaamera kaasa. Või kui sa üleval oled, me ulatame. Sealt oksalt. Jah. Ära sa räägi, kuule. Siit on terve see kõva ja pehme silma vahe. Kaamer. No võt, mul naisel oli selline töökoht, kus ta sai terve suve lastega maal olla. Ta oli kunstnik, kujundaja ja tegi maal tööd ja mina käisin iga 2 nädala taka seda tööd tehasesse ära viimas. Ma pidin iga 2 nädala taka siin tingimata käima ja lastele ka 1-2 toidukraami tooma. Aga mul autot ei olnud ja ma tulin Puivastust jala. Siia selle kohani ja taluni on umbes 14 kilomeetrit mööda seda ranna äärt, mis nüüd hiljuti just filmis oli näha. Ja kui ma siia tulin, siis oli kell juba 11:30 ööse õhtu. Ja ma väga mäletan ühte momenti, kus oli tuuletu ilm, päike oli looja läinud seal ja siin paistis täiskuu üle metsa ja mul tekkis niuke väike luule moment ja istusin siia maha, võtsin paberi pihku ja luuletasin ühe laulusõnad. Ja need laulusõnad on Suurlaiu laulikust. Ja siis nii kaua, kui ma siit püsti tõusin, siis laulusõnade järele tegin ka viisi kohe. Ja kui ma kodus olin, siis mul oli viis ja sõnad olid, laul oli valmis. See oli kummaline niuke mulje sellest ilusast õhtust. Ja väga huvitav oli see, et vaiksel õhtul laste õiked, nad olid veel üleval, kohmerdasid seal midagi, mängisid ja need laste õiked kostsid mulle kõrvu. Ja siis tekkis niuke hea tunne, et näed, ma saan nüüd nagu oleks koju tulnud oma laste ja pere juurde. Ja vaat see kivi on siis niuke mälestuskivi. Kunagi võib-olla selle laulu võime laulda ka. See on nüüd nooti pandud. Mu sõbra poeg Eiki Põhi, koorijuht ja kontsi lõpetanud, tema pani need kõik viisistas ära või pani nooti. No nii, ma rohkem ei oska selle kohta midagi ütelda, aga see kivi jääb mul eluaeg meele. Ja siit tuli Suurlaiu laul. Siit saigi Suurlaiu laul algust. Nii et Suurlaiu jaoks on laul ka.
See on Muhu saare lõunapoolne tipp ehk Ahenda nina. Ja seal oli umbes 56. aastani oli 2 maja. Need olid võrgumajad, kus kalurid käisid merel, nii nagu Suurlaius olid neid võrgumaju. Ma läksin papale sinna külla kunagi. Seal oli üks Kalda Veida oli siit Lahe külast, esimene talu siit metsast läbi minna. Tema oli seal, ajasime juttu. Millegi pärast ühel vana-aasta õhtul mõlemad majad põlesid ära. Raske ütelda, kuidas nad põlema läksid, kas rahvas pidutses ja siis või pandi GKB poolt nad põlema, seepärast, et neile ei meeldinud, et sellised majad üleüldse kuskil mere ääres on. Tagaplaanil on Saaremaa, Kõrkvere küla ja seal papa käis seal veskil jahvatamas jahu talvel üle jää hobusega. Kunagi, kui ta hobun oli. Nii, see on nüüd põhiline tee Lahe küla ja Suurlaiu vahel. Seda nimetas Kõva silma. Siin selle koha peal, kus praegu on roog, oli täiesti lage, ilus kruusane tee. Siin see muda on tulnud umbes nii palju on muda. See on tulnud kõik sellest, et roog kasvas ja muda jäi roo sisse kinni ja roo juured said jälle kus areneda ja niimoodi toimus. Siin läheb tee, kivitee, mis ehitati siia küla ühiste jõududega, kus sai ka nii läbi palja jalu või pasteldes. Sellel teel oli siis ilus käsipuu kõrval, et inimesed ei kuku, oli kruusatud, aga selle on kõik märi ära uhanud. Selle koha peal, kus ma seisan, on vahel rinnust saadik või kaelast saadik vesi. Ja vaat see veevool ja kõik see lõhub kõik asjad ära. Nüüd seal mäe otsas või künka otsas oli silmaküün. See on kõrgem küngas. Ja siis, kui inimesed tulid siin läbi, võtsid ennast paljaks, et mitte riided märjaks ei saanud, siis läksid sinna küüni sooja ja panid ennast uuesti riide. Nii käis siin seal. Aga see papa isa tuli ühe korra joomase peaga koju, tal olid saapad jalas, vanasti olid oma tehtud, olid vist need isegi. Ja jääkirme oli peal ja ta õikas, et kodused kuulevad, et tal on vaja vastu tulla hobusega. Aga keegi ei kuulnud, ta vihastas ja võttis saapad jalast ära, lõhkus sellega jääd ja tuli läbi jää kuskil siit saadik vees. Ja tulemus oli see, et ta sai luutiisikuse ja vaevles kaua aega ja nii ta suri. Tuli ilus vankritee ja vankriga käis siin ka sügisel ja hobune kannatusele valu väike. Aga kui igavam oli, kui vankri või, siis enam siin käis. Nüüd on siin puhta muda. Vaat Sander, kui siit vaatata, nende mändide taga on niisugune lagendik, mis on kasvanud niisugust taimetarn täis. Ja tarn on selline taimeliik, mis ei salli teisi taimi enda ümber ja tekitab mättaid. Ja Edgar Valter, meie kuulus lastekunstnik, kirjutas Pokumaa raamatu ja vaat see Tarnamaa oma suurte mätastega, mis on peal üle poole meetri ja 60 centimeetrit kõrged, sealt vahel pead seda see on siis Suurlaiu Pokumaa. Kas üldse võib särgi püüda? Läksin koju ja siis
siis oli nii, et vaatasime kalapüügikalendrit järele, et juuni lõpp ja 10. juulini on keeluaeg. Ja ma ütlen, et kuule, me oleme röövpüük. Noh, proovi. Ei tea, kui vana see puu on. No, kujut ette, vaat seal oleks ilus õud. Näed see. Noh, 37. aastal olid nad, noh, ütleme nii, täisjõus õunapuu. Võta oksast kinni ja raputa. Siis kukuvad veel paljud annab. No ma tulen pärast korjan ära. Või mets seal korjad. Metsiga saab. Oo. Mets sealt käivad siin söömas. Siin oli loome oli, vaat need seal on, aga need loomipuud on nüüd välja läinud. Vaat siin oli Suurelao talu alaline kalapuhastuskoht. Tavaliselt, kui oli purjepaadid või sõupaadid, siis ei olnud mõtet sinna sadamasse teisele poole saart minna, siis paat toodi siia Tarjagi auku, randa ja sealt räimed, mis oli püütud, toodi seljas kalakessis, niisugune suures kalakessis, toodi siia ja puhastati ja soolati siin ära. Kas soolati siis rappimata või rapitult ükskõik, noh, või kilusid näiteks. Ja see kandmine oli mehe ja naise töö. Nüüd Mare, papa, ema oli viimaseid päivi rase. Papa isa ütles, tule räimi koju tooma. Mare läks siit läbi metsa. No, see mets oli siis väga väike ja võttis kala koorma selga. Siis seal on paar kivi, kus ta nõjatus sellega ja puhkas, lõõtsutas ühesõnaga selle kalakessi pani sinna kivi peale. Papa näitas need kohad ära ja siis tuli siia, pani kalad maha, läks sünnitas lapse kodus ära, pani, aga ei olnud aega pesta. Siis pani lapse mähkmetesse, et ta ei külmetaks ja läks uue kalakoorma järele. Niisugust elu, no ei taha orjale ka. Aga miks see nii kiiresti pidi kohe selle kalakoorma järgi minema? Kala läheb ju haisema, kui koju ei tooda. Ja tulemus oli see, et 13 lapsest selle pooled olid surnud kohe pärast sündimist või aasta jooksul. Seepärast neil ei olnudki elamistingimusi. No, teised said seest kala siis? Ja teised said kala ja siis tuli mani. Papa alati pisar silmil rääkis. See on jälle papa jutu järele üks väga tähtis koht. Siin on auk ja siin oli saun selles augus. Nüüd Suurlaius ei ole enne ka pärast seda augus olnud üldse sauna olnud. Ja saunas käidi Muhus, pandi lapsekari vankrisse või ree peale ja käidi siis ühes hea sõbra juures saunas. Ja tuldi niimoodi jälle tagasi üle jää. Aga seda papa rääkis, et see oli aastal 1900, kui siin läks põhja üks
üks sukrulaev. Ma võin eksida või oli tubakalaev. Siin selles Pühade Karile on sõitnud 2 laeva, üks on 1900 aastal ja teine oli siin hiljem. Üks oli tubakalaev, teine oli siis sukrulaev. Ja siis see torm lõhkus ja jää lõhkusid selle reisipurjeka nii ära, et aga kalurid käisid sealt siis toomas puitmaterjali igasugused. Meie saunas on näiteks praegu ukselink on vasest sealt laevalt toodud ja nii edasi. Ja siis see papa-isa oli ujutanud vaadi taga suure tekiluugi, kaubatekiluugi siia ja sellest sai selles saunakatus. No mis saun see siin maa sees oli, kuiba seda sooja andis külmade kividega, mina küll ei tea, aga noh, ta oli. Vaat siin oli soolaait. Selle soolaaida vundamendi kivid on siin praegu näha meil. Sellel soolaaidal mõõdud olid 6x8 meetrit. See soolaait oli tehtud palkidest, seal pool oli väravad, seal otsas oli luugiga kinni pandud akenaga, mitte klaasitud ja soolaaida põrandal olid palgid, lombid, veidikene kirvega tahutud. Mis oli soolaait? Vaat soolaait oli soola hoidmiseks. Sool toodi Suurlaidu hobustega Pikalao säärelt, kuhu me võib-olla läheme. Ma näitan seda kohta. Toodi purjekatega, rannapurjekatega, millel kiilu all ei olnud, tuldi üsta kalda lähedale, siis mõisa hobused läksid selle purjeka juure vankritega ja laaditi soolakotid peale ja tuldi siit seda seljakut pidi siia soolaaita ja laaditi selle sool siia kottidega maha. Miks see sool nii kallis oli ja miks seda siis toodi? Asi oli selles, et kui oli Vene-Krimmi sõda ja Prantsusmaa, Inglismaa ja võib-olla veel mõni riik, Saksamaa vist ka, olid koalitsioonis ja sõlmisid Venemaa vastase niisuguse lepingu ja ründasid Krimmi. Krimmi sõja ajal, muidugi need Krimmi lahingud ei ole meile tähtsad, aga tähtis on see, et Venemaa lääneosa jäi ilma soolata. Soola ei olnud. Kaluritel oli soola hädasti vaja, seepärast suvel kala ei seisnud ilma soolata ja üldse ei seisa kala ilma soolata. Ühesõnaga sool oli kallis kraam, 100 kuld nad maksis saama. Nüüd see mõisnik tõi selle soola siia kontrabandena. Tähendab, ilma, et piirivalve oleks teadnud. See oli salajane. Ja Bruno Pao kuulus ajaloolane Saaremaal, ta on praegu Kuressaares, käis siin meil ja rääkis sellest soolaaitadest. Neid olevat Manilaiul ja ma ei tea, kus veel mõnes kohas ta teadis olevat. Ühesõnaga, mõisnikud tegid sellega omal raha. Ja see Einamaa vahimaja, kust me nüüd tulime, kus meie esivanemad elasid, see ei olnud niivõrd Einamaa einte valvamiseks. Muidugi, kui oli kehv heinaaeg ja talumeestel lehm jäi või kits jäi nälgas, siis käidi ka mõisa kuhjast veina varastamas. Aga põhiline ülesanne oli, et valvata seda soolaaita, et siit ei võetaks soola. Ja siia tulid talumehed siis oma vankritega nii edasi või seljakotiga ja osteti siit mõisniku käest, selle aidamehe käest siis soola kalli raha eest. Noh, ikka kalli raha eest, eks ole. Nii et see on väga tähtis asi. Papa rääkis veel ühe huvitav jutu, et mõisnik ja oma koeraga olid jahil ja üks jänes oli jooksnud siia aida alla koera eest. Ja mõisnik oli ühel pool olnud ja sihtinud püssiga, koer teisel pool, ta lasta ei tohtinud, ta oleks oma koera maha lasta. Ja papal oli nii hea meel, et ja kurat, see jänes saigi minema ja need läksid pika nina. Noh, väike nali, olgu nii. Vaat siit edasi on üks suur tamm, mis on pandud selle Suurelao talu viimase peremehe
Vasli poolt tammetõrudest. Ta tõi kuskilt Muhust tammetõrusid ja papa ütles, mutsis siia kivide vahele. Nüüd teised tammed on kõik ära, aga üks tamm on võimas ja seda me nimetame Vasli-tammeks. Vasli-tamm. No ta on väga huvitav iseloomulik selles suhtes, tal on marupikad oksad, ligi 6 meetrit on oksad tüvest kaugelt ja seal all on suured kivid. Need on ka nagu väikesed hiiekivid siin selles rajoonis. No pühad kivid võiks öelda. Siin oli 3. Suurlaiu mõisaküün. Selle mõisaküüni mõõdud on 17 × 7,5 meetrit. See oli kivide peale tehtud ja olid palkseintega ja rookatusega. Ma uurisin välja, et selle rookatus oli kelpkatus niisuke nagu meie majal. Nagu Muhus ikka olid, otsad olid niimoodi, mitte järsud, vaid nii. Ja need Viljandi poisid olid sealt ühe Muhu järglase memme käest, kelle omand see oli ostnud selle maa ja tulid neile külla ja teatasid, et nemad on ka Suurlaiu maa omanikud. Mul oli muidugi hea meel, seepärast meile meeldib, need poisid olid hästi toredad ja siis nad palusid mind, et ma teeks joonise, milline see mõisaküün oli. Aga see mõisaküün lõhuti ära 20. aastate alguses. Mina siis ei olnud olemaski veel ja papa ostis selle küüni palgid ära oma rehala palkideks. Nii et meie maja rehala on tehtud selle küüni palkidest. Poistel on nüüd mõte see küün taastada, sellepärast Natura alal ei lubata uusi ehitusi teha ja võib olla ainult kivide peal väike onnike kuskil ja seegi ainult teatud kohtades, kus ehitusluba on antud ja vallaga kooskõlastatud või Natura alaga kooskõlastatud. Ühesõnaga, nad tahavad sellest teha omale sellise, et üleval on toad, all on suur saal, kamin, küttekoldeid olla ei tohi, siis kamin on kalorifeerkamin, et teeb ülevast tubadele sooja. No ühesõnaga midagi taolist tahavad siia ehitada. Poisid on väge täis, noored poisid ja õnn kaasa, las menna. Nii, nüüd me läheme siis siit vana vankri teed pidi, mida mööda Einu viiti ja seda Soola veeti, läheme Pikalao säärele. Enne Pikalao säärele minekut on keskmadal. See on selline lage ala, mida meri kogu aeg tõusudega ületab ja see ala, seal ei kasva mitte midagi, kõik hävib Soola vee tõttu. Ja lähme edasi vaatama. See on nüüd Suurlaiu keskmadalik. See on ala, mis alatasa vee tõusude ajal jääb vee alla. Nüüd sealpool on Pikalao. See on üks osa, mis eraldub suure vee ajal ja see vesi läks siit läbi enne metsa ja läks merre tagasi. Siis teine eraldi osa on Äntu, see osa, mis läheb läbi rooaukudega jälle metsa tagasi. Siis on see keskosa, ühesõnaga Suurlaid suure veega jaguneb 7 osaks. Nüüd siin metsas varjasid ennast sakslased, kes jäid 44. aastal Muhusse tehtud dessandiga siia nagu kotti. Neid oli 8 meest vist, ma arvan nii. Ja neil oli väike varastatud lodi lameda põhjaga ja kui meie Eesti korpuse väed 3. diviisi polkovnik Pauli polk oli siin Muhus, siis meie peremehe poeg Manivald oli seal staabi komendant
ja siis ta palus luba tulla oma koduseid vaatama. Ta tuli läbi kõva silma, paha aimamata, üksipäini, aga sakslast oli valve väljas ja nad arvasid, et selle mehe järele tuleb veel ka väeosa ja otsustasid siit mitte lahingut teha, vaid põgeneda. Nad sõitsid siit ära, aga paati ei mahtunud rohkem kui 6 meest ja 2 meest jäid maha. Üks oli vana mees üle 40 kaugelt ja ta jalad olid haiged ja teine oli hästi noor poiss. Need jäid maha ja kui Manivalt tuli koju, muidugi 4 aastat ei olnud üldse teda keegi näinud, ei teadnud isegi, kas elus on, siis muidugi oli see suur sündmus. Ja kui see kallistused ja need lõppesid ja pisarad, siis papa ütles, et kuule, et siin on 2 sakslast siin metsas. Ja Manivalt ütles niimoodi, et too need sakslased siia. Ja papa läks siia metsa, siin küünis ütles sakslastele, et mul poeg tuli. No ju nad aru said, papa oli reisil meredel, nii palju said aru, et ta kutsub teid metsast välja, et ta on ohvitser armees. Ja sakslased tulidki. Siis pandi söök lauale ja ümber laua oli siis Eesti korpuse ohvitser, siis oli 2 sakslast mundris ja siis kohalikud elanikud. Ja see vanem sakslane oli hakanud vesistama peale selle, kui olid paar kärakat ära napsu. Ütlen, miks pärast me üldse sõdisime? Me istume siin nüüd nii sõbralikult ümber laua ja miks pärast teist tapsid? Ja vaat siin ongi see, et see vaene rahvas saab tohutult kannatada ja kui meie nüüd eestlased tahame, et kommunistid vabandaks Eesti ees, et nad meid okupeerisid, siis minu arust kõige õigem on, kui kommunistid vabandavad kõigepealt vene rahva ees, kuhu nad 20 miljonit inimest magama panid. Ja siis võib siis ka eestlaste ees vabandada. Nad peavad enne vene rahva ees vabandama.
Pikala sääre teises tipus. Siin on see suur kivi, mis seal on kajaka pesa olnud üleval. Ta on niisugune härja moodi, kui mere pealt vaataks, nagu piisonjärg on ninamaas. Aga siin, selle koha peal on meri sügavam natike ja siia tulid need purjekad, madalad rannapurjekad tulid peaaegu randa ja siis hobustega käidi küll võrke välja neid hobustega koju toomas ja küll soolalaadungeid, kui need tulid sealt Väina või sellest Riia lahest või Väina merest või siis isegi Balti merest. No siit viidi siis hobustega need sinna soolaaita. Niimoodi see asi käis. Vot see seal on Kupjalaid. No arvata võib, et ta oli Kupja Inamaa, aga see koht on sellepärast huvitav, et külamehed said sealt vaekivi oma korterte ja ahjud tegemiseks. Seda võeti lausa merest ja ma olen seal käinud jalgupidi jalutamas, seal võib jalaluud ära murda. See on täiesti nagu kivi, vare, aga vee all ja pole näha. Ja vaat see seal on Muhukare. Seal oli alati väga palju ahapesi ja linnupesi. Meie sinna kunagi ei läinud suvel või kevad pesitsemise ajal, seepärast, et ei tahtnud linda häirida. Aga nüüd on seal kormoraanid selle ära vallutanud. Seal on mitusada kormoraani seisavad, kus soldatid püstis terved päevad ja siis lähevad oma kõhtu täitma merre. Me oleme nüüd Pikala sääre otsalt ja ma tahan meenutada ühte 19. sajandi Orissaare asuna pikaajalist traditsiooni. Muhu ajalooraamatus on kirjutatud niimoodi, et enne Väina tammi ehitamist oli Orissaare rahval selline komme iga jaanilaupäeval paatidega, mis olid ehitud kaskedega. Paatidel olid õllenõud peal, toidud kaasas ja puu- ja küttematerjal jaanitule tegemiseks. Ja nad läksid siit reas suure laulu ja pillimänguga läksid Pühade Karele, kus nad olid jaanilaupäeva ja selle öö. Nüüd ma kujutan ette sellist asja, et möödunud sajandi keskelt kuni 1896. aastani või natuke varem pandi see Väina tamm käima ja sealt enam läbi ei saanud. See traditsioon lakkas olemast. Aga need Suurlaiu lapsed, kes siin olid sellel ajal väiksed poisikesed või teismelised, need ma arvan nii, et nad tulid siia Pikala säärele seda suurt sündmust vaatama. Kujutame nüüd ette, et väikene 6-7 noort jõmmi vaatasid siin seda vesise suuga pealt, kui siit see pulma või see jaanipäeva rong käik läbi läks. Nüüd selles Muhu raamatus on öeldud niimoodi, et sellel ajal oli see Sõnajala õie otsimine üsna niuke kombeline ja et olevat olnud selline vaba öö, kus oli võimalik ka üle aisa lüüa ja keegi ei tohtinud pahandada. Nii on raamatus kirjas, aga seal ju Sõnajala õisi ei ole ja Sõnajalgu üldse ei ole, seal on jänesekapsad. Ju siis söödigi jänesekapsaid ja tunti, et see on nüüd see Sõnajala õis, mis oli lubatud jaaniööl.
on rammaskare. See rammaskare kõrval selle künka otsas oli küün, taluküün. Ja huvitav on see, et siit Kõrgessaare kurgust sügise tõusuveed tulid alati läbi ja see küün oli üksipäini nagu meres seisis. See oli väga huvitav oli. See rammaskare on sellepärast nime saanud, et seal on väga palju kive, suuri kivemürakaid, üksteise kuhja, ühesõnaga üksteise lähedal olevad kivid. Me käisime seal ikka vähal päikest võtmas.